mina olen Aira ja mul on oma firma, kes toob maale sellisest omapärasest kohast nagu Dubai pähkleid, tšilli ja suhkrustatud mandleid ja ka India pähkleid. Ja ma olen 8 kuud Eesti turul juba tegutsenud, saanud kätte kõik vajalikud litsentsid, load, et ametlikult hakata siis sisse tooma maale neid Dubai imemaitsvaid pähkleid ja mandleid. Ja ma olen müünud ka üht-teist juba, et ma olen 4 kuud aktiivselt tegutsenud ja selle aja jooksul ma olen suutnud maha müüa 2000 pluss ühikut. Ühik tähendab minu jaoks siis minu toodet, mis on mantlis mandel. Ja nüüd on minu peamine ülesanne saada see toode sisse suurtesse jaekettidesse. Ja ma tean, et kõige olulisem on hoolikalt teha läbi kõik eeltööetapid, uurida potentsiaalset lõpptarbijat, kliente, uurida konkurente, teha korralik kvaliteedi ja hinna positsioneering, töötada välja tugev bränd, mõelda välja koos siis vastavate spetsialistidega spetsiaalne pakend, mis on jaeketi jaoks atraktiivne ja loomulikult ostja jaoks atraktiivne ja teha turunduskampaania. Ja kõik need asjad peavad olema korralikult läbimõeldud ja valmis enne, kui ma reaalselt hakkan jaeketiga suhtlema. Siin on mul nüüd ära kaardistatud kõik olulisemad konkurendid. Neid on 12 ja siin juures on siis kõikide koduleheküljed ka. Kõigepealt peaks tegema üldise kaardistuse, et uurime seda, et kui palju seda toodet võiks müüa Eestis, et millised on turumahud analoogsetel toodetel selles tooterühmas. Üldine kaardistus peaks kaardistama ka seda, et kes on põhiline tarbija, ehk siis kes oleks selle toote sihtrühm Eestis. Järgmine aste oleks rohkem kvalitatiivsem juba, et kui on teada, et millised need tooted on, et on toodete valik kas 5-10 erinevat maitsevariante, et siis kindlasti saab neid maitseid testida tootetesti näol või tootetestiga. Inimesed maitsevad neid tooteid ja annavad hinnangut, kuivõrd see toode neile meeldib. Et siis antud uuringus saab edasi uurida ka sobivat pakendi suurust ja ka psühholoogilisi hinnapiire. Kui kaua ajaliselt kogu uuringuprotsess võiks aega võtta? No koos üldise kaardistusega 3-4 nädalat. Ja mis see ettevõttele võiks maksta kogu hinnanguliselt minna? No see sõltub nendest mahtudest, et kui mahukalt ja milliseid meetodeid uuringuks kasutada, et siin võivad hind võib-olla paari tuhandest eurost kuni siis 10-12 000 euroni, et sellises skaalas. Turu-uuringud, üks ütlemata oluline asi. Mida ma siis tegin? Kõigepealt ma tellisin Emorist korraliku kliendi uuringu ehk siis tarbija eelistuste uuringu. See läks maksma mul 2700 umbes eurot ja siin on mul nüüd tulemused. See on oluline argument jaekettidele, et ma tean, kes on lõpptarbija ja ma tean, mida nad eelistavad. Ja selle käigus tuli siis ühtlasi välja ka tegelikult hinna positsioneering, ehk siis ma uurisin sellist kvaliteedi ja hinna suhet, mis on kõige enam sobilik minu sihtgrupi jaoks. Siis on mul üks väga huvitav dokument, on maitsetest. Ja maitsetesti käigus siis võtsin mänguma ka konkurendid. Konkurendid on mul siin riiuli peal praegu osa, kõik ei ole, tegelikult on mul neid kokku 12. Pakendid on, ülejäänud on ära söödud juba. Et pakendid on mul siin olemas ja me tegime pime maitsetesti. See tähendab, et minu suhkrustatud mandlid, siis võrreldes konkurenti mandlitega ma lasin testida neid 48 inimesel ja hinnata kvaliteeti 10 palli süsteemis. See oli äärmiselt oluline minu jaoks, et aru saada, kuidas siis minu toode positsioneerib teiste toodete suhtes.
Siis lisaks sellele on mul tehtud loomulikult põhjalik konkurentsiuuring. Andmeid ma sain internetist väga paljuski, käisin läbi kõik jaeketid, siis ostsin kokku endale kõik konkurentide tooted ja sellest on nüüd siis valminud kokkuvõttes üks, nimetame seda uuringu või baasuuringuks. Tarbijauuring, konkurentide kaardistamine, maitsetestid ja vaatlused erinevates jaekettides. Küsimus sulle, see on pakendidisain. Need pakendid on siin mul endal põlve otsas tehtud. Ma olen tegelikult selle pakendiga seda toodet juba müünud 4 kuud. Kuidas sa oled müünud? Päris hästi, üllatavalt hästi, et ma võin sulle öelda numbri, et 2800 ühikut olen maha müünud 4 kuuga. Ja aastas on mul eesmärk müüa 20 000 ühikut ehk seda pakki. Ütle mulle palun, kas selle pakendi disaini osas saan ma ka sinu poole pöörduda ja kuidas see protsess käib? Noh, ikka saab, aga see on esimene küsimus, kui sa ütled, et see on hästi müünud, siis ma pean kohe teadma, et mis on see probleem, millega sa minu poole pöördud. Ehk siis kas seda on raske suurematesse tiraažidesse viia või on ta on olnud müügis sellistes kanalites, kus see pakendi disain oli sobiv ja sa tahad minna teistesse kanalitesse. Kui see kõik on jaekettidesse, siis esimene asi tuleb ära kaardistada, mis situatsioon on jaeketis. Ma tean, et mandled on seal nagu päris erinevaid. Nii, siis tuleb küsida, et mis on see eristuv väärtus, et kus on nagu selle toote koht või mis on nagu see trump, millega sa lähed konkurente lööma. Kui sa ei tea seda, siis on esimene töölõik, et me peame seda koos otsima hakkama. Ja see on, jaekettides on väga tihe konkurents ja seal on väga erinevad pakendi käitumised, seal võideldakse riiuli pinna eest, seal tahetakse silma paista, seal tahetakse eristuda ja see on üks situatsioon. Kui sa läheksid näiteks Holde Hansa nurga peale lahtised mandled müüma, siis oleks hoopis teine ülesanne. Et selleks, et nagu õigeid samme teha, selleks peab väga täpse ülesande püstituse tegema. Rasmus, räägi, kui teie tulite Lamu brändiga turule, mis olid need turundustegevused, mida te päris alguses tegite? Mis me tegime? Kõige rohkem me andsime inimestele seda jäätist kõigepealt lihtsalt maitsta. Me korraldasime, ma tean, 2 sellist degusteerimisüritust, kus me eelkõige oma enda tuttavaid ja sõpru, aga siis ka juba läbi Facebooki kutsusime lihtsalt inimesi kohale ja andsime neile neid sorte, mida me selleks hetkeks olime välja arendanud, andsime neile maitsta. Ja kui me olime 2 korda seda teinud, et siis tundus, et see sõna läks päris kiiresti liikvele ja meil rohkem ei olnudki seda vaja teha, et kui me juba siis 2012 jõulude aeg jõudsime poodidesse, siis tundus, et see nõudlus oli juba palju suurem kui meie võimekust toota. Et meie jaoks see toimis niipidi, et need suuremad ketid kuulsid läbi oma klientide, et on olemas selline jäätis, Lamu, miks teil seda veel ei ole? Parim variant. See on kõige parim variant, jah. Ja seetõttu me oleme pidanud väga vähe tegelema nii-öelda veenmistööga või nii-öelda sellise klassikalise müügijutuga. Ja reklaamikampaaniad, selliseid asju üldse kasutasite või? Ei. No kui Facebooki tegevusi pidada reklaamiks, siis jah on ju, aga selles mõttes nad on 0 eelarvega tehtud asjad. Ja kui sa oled alustav ettevõte, siis olekski hea, kui sa saaksid nagu enamik oma investeeringutes panna tootearendusse ja et sa ei kasutaks seda raha turundamiseks. Turundamine kindlasti nagu mingil hetkel oluline on ju, aga esimeses faasis on minu meelest ikkagi nagu kõige olulisem panustada sellesse teenusesse või tootesse, mida sa tahad turule tuua. Ma toon siinkohal välja mõningad soovitused, millele tasub kindlasti tähelepanu pöörata, kui on soov edukalt jaeketti pääseda. Ennem kui minna ostuja juurde, ma soovitan kindlasti kaardistada turgu ja vaadata, mida antud kett müüb juba täna ning veenduda selles, et pakutav toode rikastab sortimenti ning annab lisaväärtust nii kliendile kui ka kogu kategooriale.
ma soovitan tutvuda selle keti kontseptsiooniga, kuhu lähete oma tooteid pakkuma. Näiteks Rimi puhul peab tarnija hindama, kas huvi pakub rohkem säästumarketi formaat või Rimi logoga kauplused. Hange peab oskama vastata küsimustele, mis oleks toote roll kategoorias ja konkreetselt Rimi sortimendis. Mis toodetega Rimi sortimendis pakutav toode konkureeriks? Mille poolest pakutav toode on teistest alternatiividest parem? On see hind, on see kvaliteet, toote uudsus, unikaalsus või midagi muud? Peab läbi mõtlema ja kindlasti kategooriajuhile välja tooma, mis turundustegevused tootega kaasnevad, sest jaekett kindlasti soovib näha, et ettevõte tegeleb toote turundamisega.